Tere! Mina olen Allar Veelmaa, Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja tänases videotunnis me lahendame 2015. aasta laia kursuse esimese osa ülesanded. Esimene ülesanne. Esimene ülesanne, nagu te näete, on siis avaldise lihtsustamise kohta. Meil on vaja siis teha üks korrutamise tehe, üks jagamise tehe, üks liitmise tehe. Ja kui me nüüd hakkame vaatama, et näete, on kantud siis veel lisatingimused, x on positiivne, y ei võrdu nulli. Nüüd kõigepealt paneme siis selle ülesande kirja, nii täpselt niimoodi me teeme ka eksamitöös. Ja siis hakkame vaatama, et mis selle ülesandega siis ette võtta ja kuidas seda siis lahendada. Kõigepealt hakkame siis vaatama, näete, meil on ju tegemist murdude astendamisega, nii et näete, murd läheb astmesse 5, järelikult y astmes 5, 3 astmes 5 ja x astmes 5. Korrutame, arv 6 astmes 5, x astmes 5 ja y astmes 5. Nüüd edasi, näete, siis tuleb jagamise tehe. Astmete jagamisel astmenäitajad lahutatakse, järelikult meil jääb alles x astmes 0,5. Astme astendamisel astmenäitajad korrutatakse, nii et näete, need kaks viimast liiget tegelikult koonduvad kohe ära. Teeme siis nüüd korrutamise tehte. Korrutame siis need murrud, mis siin alles meil jäid. Näete, y astmes 5, 6 astmes 5 ja x astmes 5, 3 astmes 5, x astmes 5, y astmes 5. Need kaks liiget seal koondusid. Nüüd peast taandame, midagi maha me siin ei tõmba. 6 astmes 5 jagatud 3 astmes 5-ga. Loomulikult kasutame siin jagatise astendamise valemit. Tulemuseks on 2 astmes 5 ehk 32. Ülesanne on nüüd lahendatud ja paneme kirja ka korralikult vastuse. Nii et kõikidel riigieksami ülesannetel ikka jätke meelde, et ülesande lahendamine lõpeb vastuse kirjutamisega. Ja ongi ülesanne lahendatud. Teine ülesanne. Kõigepealt loeme rahulikult teksti läbi. Meil on vaja joonestada, näete, 2 sirget. On vaja viirutada üks kujund ja lõpuks arvutame selle kujundi pindala. No 2 sirge joonestamisega ilmselt ei teki probleeme, nii et näete, see pilt on nüüd siin juba ära tehtud. Y on -1 kahendik x pluss 2. Loomulikult me võime selle sirge 2 punkti abil siin paika panna. Ja x võrdub -5-ga, see on y teljega paralleelne sirge. Kujund, näete, sirgete ja koordinaattelgedega piiratud kujund, see tuleb ära viirutada, just nimelt viirutada, mitte ei tee siia sisse täppe või midagi muud. Tegemist on ilmselt siis täisnurkse trapetsiga, vähemalt nii ta siin paistab. Leiame nüüd punkti A koordinaadid. Sellepärast, et me võime siit jooniselt küll lugeda välja, enam-vähem, aga meil on vaja täpselt välja arvutada. Nii, 2 sirge lõike punkt. Asendame, näete, see sirge võrrandis x on -5 ja saame kätte, et y väärtus, kohe näeme, palju siit tuleb siis. Y väärtus on 4,5. Nii et trapets, täisnurk trapets, alused on 4,5 ja 2 ja kõrgus on 5. Nii et praegu näete siin kirjutamata, need ilmselt tuleks ikka korralikult siis kirja panna, nii et näete kõrgus ja 2 alust. Nii et eksamitöös niimoodi jätta ei tohi, et kirjutamata on siis. Sest kui me kasutame valemis mingisuguseid tähti, siis sellisel juhul me peame ära märkima ka siis, kus need vastavad tähed siis meil on. Nii et küll me sinna ka jõuame. Nii et näete, S on siis A pluss B jagatud 2 korda H.
aga meil ju A-d, B-d ja H-d kusagil ei olnud. Me panime küll siin praegu arvud sisse, korrutame 5-ga, arvutame välja, aga meil on selle ülesande lahendamisel ikkagi üks puudus, nimelt meil on ju märkimata A, B ja H. Ja näete ka vastus. Ka vastuse paneme siis korralikult kirja, nii et 16,25 pindalaühikut. Ja näete, kuna nüüd tuli lõpus meelde, et kuulge, jah, valemi panin kirja, aga jätsin joonisele märkimata, siis loomulikult enne, kui me ikka nii-öelda pöörame nüüd eksamitöös uue lehekülje, siis lõpetame selle eelmise ülesande lahendamise korralikult ära, nii et märgime siia siis, näete nüüd, panen siia siis juurde, näete see lõik olgu siis siin mul alus A, see olgu alus B ja trapetsi kõrgus, nii et näete, trapetsi kõrgus on siis 5 ühikut. Vaat nüüd on selle joonisega siis kõik korras ja ülesande lahendus on selles mõttes perfektne. Seda sama ülesannet, seda pindala oleks saanud leida ka integraali abil, aga kuna see ülesanne oli nii lihtne, siis loomulikult me seda siin tegema ei hakanud, aga kes soovib, võib teha. Kolmas ülesanne. Näete, trigonomeetriline avaldis ja küsitakse, mis teravnurga korral selle avaldise väärtus on 0,25. Nüüd ilmselt me peame siis hakkama mõtlema, et mida selle siinus 30 kraadi pluss alfaga peale hakata ja mida hakata peale koosinus 150 kraadiga. Ja kõigepealt näete, panin siin selle avaldise täpselt kirja, nii nagu ta oli. Nüüd kuna mul selle rea peale rohkem midagi enam ei mahu, siis hakkan kirjutama uue rea peale ja siinus 30 kraadi pluss alfa, nüüd avaldan, kirjutan lahti siinus alfa pluss beta valemiga. Siinus 30 kraadi koosinus alfa, koosinus 30 kraadi siinus alfa. Nii et näete, see valem peab teil ikkagi peas olema. Siinus alfa pluss beta valem. Koosinus 150 kraadi, selle saame taandamisvalemite abil ja siinus alfa jääb siinus alfaks. Siinus 30 kraadi ja koosinus 30 kraadi väärtus peab peast teadma. Nii et näete, paneme kirja. Siinus 30 kraadi on 1/2, koosinus. Koosinus 30 kraadi on ruutjuur 3/2, siinus alfa. Ja koosinus 150 kraadi, teise veerandi nurk, 180 kraadi miinus 30 kraadi. Ja nüüd, vaadake, näete, see esimene osa jääb ju nii nagu on, aga näete, siin ma ei muuda, aga vaadake nüüd siin edasi. See koosinus 180 kraadi miinus 30 kraadi, teine veerand koosinus on miinusega ja koosinus 30 kraadi. Ja siinus alfa jääb alles. Koosinus 30 kraadi panen kirja ja nüüd, kui te hästi hoolega vaatate, siis te märkate, et kogu sellest avaldisest jääb alles ainult üks liige, 1/2 koosinus alfa. Kui te nüüd aru ei saanud, pange video pausi peale, vaadake korraks rahulikult üle. Ja nüüd selle avaldise väärtus pidi olema 0,25 ehk 1/4. Loomulikult me ei hakka siin lahendama trigonomeetrilist võrrandit, üritame kuidagi siit lihtsamalt hakkama saada, näete, see väärtus on 0,25. Et vaatame veel korra üle, et me ei eksiks. Korrutame selle võrdluse mõlemad pooled 2-ga, saame, et koosinus alfa on 0,5. Ja nüüd saame tõesti peast võtta või üles otsida siis, et see otsitav nurk on siis meil 60 kraadi või pi/3 radiaani. Mõnikord pakutakse välja ka -60 kraadi, kuid meie siin ikka ei loe negatiivset nurka teravnurgaks, nii et vastus, otsitav nurk on 60 kraadi. Neljas ülesanne. Loeme rahulikult läbi ülesande teksti. Nii, näete, võetakse tuumata ehk sees tühi pähkel tõenäoliselt 0,05
ja 5 pähklist täpselt 2 on tühjad, nii et juba teksti järgi te saate ilmselt aru, et tegemist on siin ülesandega, kus me kasutame Bernoulli valemit. Nii, see, et pähkel on tühi, on tõenäosus 0,05 ja pähkel on korralik või siis täis, kuidas me soovime, on 0,95. Nii, 5 täpselt 2. Järelikult näete Bernoulli valem ja selle valemi järgi me nüüd selle tõenäosuse leiamegi. Me võime loomulikult need pähklid ka nii ükshaaval nende kõik variandid läbi vaadata, aga sel juhul tuleb meil neid variante päris palju ja see on mõttetu, läheb tüütuks. 5 2. Kombinatsioonid näete 5 2 kaupa. Tõenäosus, et saame tühja pähkli 0,05 läheb ruutu ja täispähkel 0,95 kuubis ja kui me kokku arvutame, saame 0,021 selleks otsitavaks tõenäosuseks, et 5 pähklist 2 tükki on tühjad. See tõenäosus peabki olema väike. 10 on vähemalt 1, see tähendab seda, et 1 või rohkem. Muide, nad võivad ka kõik olla sees tühjad. No siin nüüd ükshaaval arutada, see on ikka päris hullumeelsus. Ja vaatame nüüd. Olgu siis sündmus A see, et vähemalt 1 pähkel on sees tühi. Ja tema vastandsündmus on, et mitte ükski pähkel ei ole tühi. Loomulikult selle vastandsündmuse tõenäosuse me saame kiiremini välja arvutada. Mitte ükski pähkel ei ole sees tühi. Aga enne veel tuletame meelde, et sündmuse ja vastandsündmuse tõenäosuse summa on alati 1. Nii, leiame tõenäosuse, et mitte ükski pähkel ei ole sees tühi. Nii et võtame tühje pähkleid 10-st 0, näete, arvutame ära selle tõenäosuse ja see on 0,599 ligikaudu. Nüüd tõenäosus, et leidub siiski vähemalt 1 tühi pähkel. Selle me saame niiviisi, et lahutame nüüd arvust 1, siis 0,599 ja see otsitav tõenäosus on 0,401. Nii et saime, näete, päris kiiresti selle tõenäosuse kätte. Ja ülesanne lõpeb vastusega. Esimese küsimuse vastus ja teise küsimuse vastus. Nii et ärme neid vastuseid ära jätta. Vaatame igaks juhuks veel üle, kas me oleme kõikidele küsimustele ikka vastanud. No mõnikord juhtub eksamil ka seda, et lahendatakse küll ära, aga vastus jäetakse kirjutamata või unustatakse mõnele küsimusele vastamata. Nii et meil tundub, et on asi korras. Ülesanne lahendatud ja vastused olemas. Viies ülesanne. Jällegi loeme teksti. Nii, me peame leidma liuvälja pikkuse võimalikud täisarvulised väärtused. Et ärme unusta seda. Teeme joonise. Ja märgime siis siia, et olgu selle liuvälja pikkus x meetrit, laius on siis x miinus 15 meetrit. Teksti järgi. Ja vaadake, selles ülesandes on meil 2 tingimust. Ümbermõõdu kohta ja pindala kohta. Ümbermõõt peab olema vähem kui 120 meetrit. Peab olema väiksem kui 120 meetrit. Nii et kõikide külgede pikkuste summa on vähem kui 120. See on nüüd kirja pandud meil. Ja pindala peab olema vähemalt 700 ruutmeetrit, ehk siis sõna vähemalt ütleb seda, et 700 ruutmeetrit võib olla, sellepärast tuleb mitte range võrratus. Nii et on lubatud 700 ruutmeetrit.
loomulikult näete, selle ülesande juures me nüüd lahendame siis, kuna meil on 2 tingimust korraga, lahendame võrratuse süsteemi, ja leiame selle süsteemi täisarvulised lahendid. Nii et algul lahendame ära ühe võrratuse, siis lahendame ära teise ja leiame nende lahendi hulkade ühisosa. Vot niiviisi lahendatakse võrratuse süsteemi. Lineaarvõrratusega siin mul midagi kommenteerida ei ole, nii et see lahendus tuleb ka näete siin kohe meie ette. 4x on vähem kui 150, jagame võrratuse mõlemad pooled 4-ga, x on vähem kui 37,5 ja märgime selle lahendi hulga siia joonisele. Nüüd teine võrratus on meil ruutvõrratus. Ruutvõrratuse lahendamisel lahendame kõigepealt siis ruutvõrrandi, leiame ruutvõrrandi lahendid, nii et näete, lahendame ruutvõrrandi, leiame lahendid, märgime need 2 lahendit joonisele, aga nüüd me peame siin proportsioone arvestama, et 37,5 võrreldes siis 35-ga paremal. Ja näete, kannan selle ruutvõrratuse lahendi hulga ka joonisele. Nüüd lahendi hulkade ühisosa on 35 kuni 37,5 ja 37,5 on väljas, 35 on sees. Ja nüüd sellest lahendi hulgast L me leiame siis täisarvulised lahendid. Ja need arvud saavad olla 35, 36 ja 37. Nii et pikkuse võimalikud väärtused, 3 võimalikku väärtust. Nüüd selliste ülesannetega tehakse tavaliselt ka sisuline kontroll, ehk siis kontroll teksti järgi. Ja teeme selle sisulise kontrolli siin meiegi läbi. Näete, kui pikkus on 35 meetrit, siis laius on 20 meetrit, ümbermõõt 35 ja 20, kokku on 55, korrutame 2-ga 110 meetrit ja pindala tuleb täpselt 700 ruutmeetrit, mis oli lubatud. Kui, vaatame veel, näete korra siis üle ka tõesti, et me siin mitte mälu järgi ei võta, 120 meetrit peab olema või sellest väiksem siis õigemini, ja pindala siis vähemalt 700 ruutmeetrit, nii et klapib. Nüüd, kui küljepikkus on 36 meetrit, siis laius on 21 meetrit, ümbermõõt 114 meetrit ja pindala ka sobib meile ja ka näete, pikkusega 37 tuleb kõik korralikult välja. Nii et tegime ka sisulise kontrolli. Ja nüüd me võime tõesti olla siis kindlad, et meie lahendus on selles mõttes siin korras ja paneme kirja vastuse. Eksamitöö 6. ülesanne. Kõigepealt vaadake teksti. See ülesanne on 2-osaline. Kõigepealt tuleb lahendada üks logaritmvõrrand ja siis tegutseda edasi. Tuletan kõigile meelde, et eksponent ja logaritmvõrrandi puhul me teeme lahendi kontrolli. Sellepärast, et nii-öelda lahendi kandidaatide hulgas, mis me kätte saame, võivad tegelikult olla ka võõrlahendid. Ja need me peame eraldama. Näete, logaritmide vahe loomulikult ju teiseneb jagatiseks, nii et meil see võrrandi lahendamine ilmselt siin väga suur ja piinarikas töö ei ole. Vasakut poolt me hetkel ei teisenda. Parema poole näete, kirjutame ümber. Logaritm alusel 4, 4,5 jagatud 3x-iga. Oleks võimalik taandada 4,5 ja 3, aga ma ei hakka seda tegema. Las ta olla nii nagu on.
näete, logaritmid ja siis järelikult logaritmitavad on võrdsed, kuna logaritmid on võrdsed. Ja nüüd näete, lahendame selle võrrandi, mis meil siin tekib. Kasutame siin võrde põhiomadust. Ja loomulikult nüüd on meil võimalik siis selle võrdluse mõlemad pooled tõesti 3-ga jagada, teeme oma elu natukene lihtsamaks. Ja vaadake, meil tuleb kõige tavalisem ruutvõrrand. Ja sellel ruutvõrrandil on 2 lahendit. Nii et ruutvõrrandi lahendamist ma eraldi nüüd siin küll pikalt kommenteerima ei hakka. No kasutame lihtsalt ruutvõrrandi lahendi valemit ja seda eraldi me siia kirja ei pannud. On ikka eeldus, et iga gümnaasiumi lõpetaja ruutvõrrandi lahendi valemit teab peast. Lahendid, õigemini praegu hetkel on need lahendi kandidaadid, meil on 1 ja 0,5 ja nüüd me peame siis tegema kontrolli esialgse võrrandi järgi, mitte muudetud võrrandite järgi või siis selliste võrrandite järgi, kus on juba teatavaid teisendusi tehtud. Nii et lahendi kontroll tehakse alati esialgse võrrandi järgi. Kontrollime, vaatame, mis juhtub, kui x on 1, näete vasaku poole väärtus, asendame x-i 1-ga ja tulemuseks siis saame logaritmi alusel 4 1,5 ja paremale poole, näete, tuleb logaritmide vahe, see läheb jagatiseks ja tuleb täpselt sama asi, mis on siis seal vasakul pool, et vasak ja parem pool on võrdsed. Mina seda siia ei kirjutanud, aga eksami töös teie pange kirja ka. Ja täpselt samamoodi lahendi kandidaat 0,5 annab meile täpselt, näete, selle, mida me soovime, et vasak ja parem pool tulevad võrdsed. Järelikult mõlemad lahendi kandidaadid osutuvad lahenditeks ja me võimegi kirja panna vastuse, et x on võrdne 1-ga, x on võrdne 0,5-ga. Me oleme lahendanud selle ülesande esimese osa. Teine osa on natukene keerulisem. Küsitakse parameetrit, aga parameeter on tegelikult arv. Nii et sellist arvu küsitakse. Ja paneme siis, näete kirja, et mis asi see 2 korda f kohal x plus a siis on. X-i me selles fx-is asendame siis x plus a-ga, nii et vaadake, see on kõige raskem koht tõenäoliselt selle ülesande juures. Nii, nüüd on öeldud, võrrandi lahend on 0,5, see tähendab seda, et võrrandi lahend x on 0,5, asendame siin, näete, x-i 0,5-ga ja meil siis selles ülesandes on otsitavaks mitte enam x nagu tavaliselt võrrandites, vaid hoopiski see parameeter ehk arv a. Nii et lahendame nüüd selle võrrandi a suhtes. Kõigepealt jagasime võrdluse mõlemad pooled 2-ga ja edasi logaritmi definitsiooni järgi. 4 astmes 0,5 on 3 miinus 3a. Puhtalt läheb logaritmi definitsiooni järgi. Nii et näete, 4 astmes 0,5 on 3 miinus 3a. 4 astmes 0,5 on ruutjuur 4 ehk 2 loomulikult. Ja siit me saamegi varsti selle a kätte, nii et näete, selline hästi lihtne lineaarvõrrand tuleb meil ära lahendada. Ja a väärtus on 1/3. Igaks juhuks ütlen veel, et mitte keegi hakkaks siin ümardama ja paneme kirja vastuse. Otsitav parameetri väärtus on 1/3. Nii, sellega on meil ka selle ülesande teine osa siis lahendatud. Nii et näete, kui x asemele paneme 0,5 ja a asemele 1/3, siis on meil kõik kõige paremas korras. Eksamitöö 7. ülesanne.
kui nüüd keegi on juba lahendanud kitsa kursuse 7. ülesande, siis ta saab aru, et see on tegelikult samasugune ülesanne, aga võib-olla natuke keerulisem. Jutt on siis, näete, kolmnurkadest ja me peame leidma siis 2 kolmnurga pindala ja siis teksti järgi veel otsustama, et kas see õpilane Mari tegi kõik õigesti. Nii et me peame kontrollima, näete, kas kolmnurga ACD pindala on siis 2 korda suurem kui kolmnurga ABD pindala. No silma järgi eriti otsustama siin midagi ei hakka, eks ole, kuigi tundub, et see parempoolne kolmnurk on päris suur ja ilmselt ka rohkem kui 2 korda, aga see on hinnang ainult. Nii. Ja nüüd vaatame, näete, meil on 2 täisnurksed kolmnurka. Et kuidas me siis saaksime siin hakata lahendama? Ja me peame ilmselt leidma pindalad ja siis pindalade suhte. Nii et näete, meil on 2 sisenurka siin juba olemas, nii et kolmanda saaksime kiiresti muidugi kätte. Aga vaadake, kui nüüd see õpilane Mari lahendas selle ülesande nüüd GeoGebraga, siis ju, kes GeoGebrat on kasutanud, väga hästi teab, et selle saab ju tegelikult selle sama GeoGebraga hästi kiiresti ära teha, ilma et peaks üldse mingeid arvutusi tegema. Vaadake, näete, samasugune joonis on siia tehtud. Ja nüüd ma teen veel 2 liigutust. Näete, see parempoolne ja vasakpoolne kolmnurk tuleb uuesti joonestada. Võtan selle hulknurga, no võtan selle parempoolse siis kõigepealt, näete, teen selle kolmnurga siia. Ja arvuti ütleb mulle, et see pindala on ligikaudu 12. Vasakpoolne 4,7. No loomulikult ühikud siia kirjutada, eks ole, aga selge on see, et mingis suhtarvus 2 enam kõnelda mõtet ei ole ja meil olekski see ülesanne tegelikult lahendatud, ehk siis Maril oleks lahendatud. Aga miks Mari nüüd valis sellise keerulise tee? No ütleme nii, et see on selline pseudo ülesanne. Aga me peame ära lahendama, midagi teha pole. Ja vaadake nüüd, selles kolmnurgas on ju 2 täisnurksed kolmnurka ja kasutamegi neid täisnurksed kolmnurki, näete. Vastaskülg jagatud siis lähisküljega annab nurga tangentsi ehk vastaskaatet lähiskaatetiga. Nii et kõigepealt näete siis, me tähistasime X-iga lõigu BD ja kuna BC on 10, no siis loomulikult see BC on 10 miinus X. Nii, pange nüüd video korraks võib-olla pausi peale, et läheb liiga kiiresti äkki teie jaoks. Ühe sõnaga näete, mõlemast täisnurksest kolmnurgast me panime siis kirja tangentsi. Ja nüüd loomulikult, kui need 2 seost on kirjas, siis avaldame esimesest võrdlusest kõrguse H ja asendan selle teise võrdlusesse. Nii et teises võrdluses H asemele panen siis X korda tangents 50 kraadi. Ja sellest võrdlusest tuleb meil nüüd X avaldada. Ma ei taha praegu tangents 50 kraadi ja tangents 25 kraadi asemele panna arve. Kuigi ma võiks seda ju teha. Aga teeme selle avaldamise siin korralikult ära. Nii et ma vahepeal ei kommenteeri, palun vaadake, mis siin toimub. Võite panna jälle video pausi peale ja siin korraks nüüd stopp tõesti. Nüüd päris lõpus me arvutame ära siis selle X-i väärtuse ligikaudu ja saame, et see on ligikaudu 2,81 ja sulgudesse loomulikult siis sentimeetrit. Nii et X on meil käes. Aga kui X on käes, saame kätte kõrguse H. Nii et arvutame siis ära ka selle kolmnurga siis kõrguse. Ja kõrgus tuleb ligikaudu siis 3,35 sentimeetrit. Ja nüüd näete, arvutame mõlema kolmnurga pindala. Ja saame loomulikult samad tulemused, mis andis meile GeoGebra.
ega see teisiti olla ei tohikski. Aga vaadake, kui palju me nägime nüüd tühja vaeva. GeoGebraga oleks see asi olnud meil kohe käes. Nii et näete, vaatame veel kord, eks ole, tõepoolest näete, nende pindalade jagatis ei ole 2 ja suure kolmnurga pindala on siis 16,8. Loomulikult need on ümardatud tulemused, näete, tegelikult, eks ole, kui me annaksime siin tuhandiku täpsusega need tulemused, siis oleksid nad hoopis natukene teistsugused, aga seda me teha loomulikult ei saa, sest meil algandmed on antud ju 2 tüvenumbriga, 10, eeldusel, et see 0 on seal tüvenumber. Aga igal juhul me oleme oma ülesande lahendanud ja nüüd paneme siis kirja, et on ilmne, et tõepoolest, et selle ACD pindala, näete, ei ole 2 ABD pindala. No, võiks selle tehti ka kirja panna. Märgime üles mõlema kolmnurga pindala ja peame ka kirjutama, et Maril ei ole õigus, nii et Mari, kes arvas, et siis ühe kolmnurga pindala on 2 korda suurem teisest. Jah, ja nüüd ma panin ka märkuse, teie seda eksami töös, tavaliselt ärge siis kirjutage, muidu see parandada saab pahaseks. Ju see Marika on päris rumal. Või oli see ülesande koostaja sellise kiusliku loomuga. Aga sellega olemegi siis need ülesanded lahendanud ja sellega on esimene osa lõppenud, nii et kohtume juba teises osas. Kõike head teile!